No hei, siin krüptogaraaž ja krüptovõti Marta toomas jälle valgust pimedasse vabariigi investeerimismaastikku. Vahepeal on juhtunud sellised asjad, et on kaks väga tähtsat uudist alla tulnud, mis räägib kahest krüptost. Muidugi on see, et need krüptod sai avaldatud juba pool aastat tagasi tasulistele ja ka tasuta klubi liikmetele, aga kuna keegi huvi ei tundnud, siis ma nüüd õrritan teid natukene. Esimese krüptoga on lugu selline, et ta on siis Ethereumi täiustus ehk teine kiht, mis võimaldab järgnevat. Ethereumi tehingud viia 1500-ni arvad, ei, 15 000 tehinguni sekundis viib see nüüd Ethereumi kiiruse. Ja tagab ka samas ahela privaatsuse ja likviidsuse ja mida iganes kõik. Ja seesama krüpto nüüd, kuna ta pakub ka anonüümsust, ühendati XRP ahela külge, et XRP ahelas jookseks tehingud, eriti institutsioonide tehingud, anonüümselt. Ja see krüpto on kõigest mingi 150 miljonit turuväärtusega, sent 2 on ta hind, et mõtteaine. Järgmine krüpto, mille ka sai avaldatud juba valgusaastaid tagasi, aga pimedusega te olete löödud ja teid ei huvita, mida ma oma klubis postitan, siis teine krüpto tegi nüüd sellise asja, et ühendas omavahel ära enda XRP, Cardano ja Ethereumi, et XRP stabiildollar RLUSD saaks jooksta 4 ahelas. Ja see krüpto on mingi 6 senti, 5 senti tükk, seal paar miljonit on ta turuväärtus. Kui sa tahad, et ma teeks sellest erisaate avaliku, siis näita, et hoolid, pane südamekene, pane like, pane pöial, kommenteeri ja kui te olete piisavalt tublid, siis äkki ma halastan teile ja toon need pähklid välja tulest küpsel kujul, seletan ära, mis nad on, mis nad teevad. Tšau, paka, näeme garaažis.